Tänane videoloeng on ajendatud mõistest vektoriaalne suurus. Ja tegelikult tänase loengu käigus pean ma teile matemaatikat oluliselt ette õpetama, sest vajalik matemaatika tuleb teie juurde alles 10. klassi kevadel, aga meie vajame seda kohe. See ei ole üldse mitte ainult teie probleem, vaid see on laiem probleem. Terves maailmas põrkavad füüsikaõpetajad seda esimest kursust õpetades sellele probleemile, et matemaatikat on vaja, aga matemaatikatunnis seda õpetatud veel ei ole. Nii et ma püüan siis täita selle lünga ja rääkida teile siis vajalikust matemaatikast täpselt nii vähe kui võimalik, aga samas nii palju kui vaja. Me oleme teiega rääkinud mõistest füüsikaline suurus. See on midagi, mida on võimalik arvuliselt määrata. Ehk siis teiste sõnadega, seda on võimalik mõõta. Aga need füüsikalised suurused, need on natukene keerulisema struktuuriga. Neid nimelt on kahte põhimõtteliselt erinevat liiki. Ühte füüsikaliste suuruste liiki nimetatakse skalaarseteks. Skalaarse suuruse kirjeldamiseks kasutatakse korrutustehet, kus siis omavahel korrutatakse mõõtarv ja mõõtühik. Näiteks pikkus 3 korda 1 meeter võrdub 3 meetrit. Ja meil kõigil on olemas selge ettekujutus objektist, mis on mõõtühikust meeter 3 korda pikem. Või näiteks mass 0,25 korda 1 kilogramm, 0,25 kilogrammi. Ja meil kõigil on olemas väga selge ettekujutus esemest, mille mass moodustab veerandi kilogrammist. Või siis näiteks aeg 20 sekundit, eks ole, omavahel siis korrutatud mõõtarv 20 ja ühik sekund, ja meil kõigil on ühene arusaam sellest, milline ajavahemik siis vastab 20 sekundile. Aga lisaks siis skalaarsetele suurustele on olemas ka teine füüsikaliste suuruste liik ja nendeks on vektoriaalsed suurused. Ja need vektoriaalsed suurused sisaldavad endas kõike seda, mida sisaldab skalaarne suurus, ehk siis mõõtarvu ja ühikut. Aga lisaks sisaldab see vektoriaalne suurus veel midagi ja see veel midagi on suund. Põhikoolis olete kokku puutunud kahe vektoriaalse suurusega ja need on, eks ole, kiirus ja jõud. Kui me ütleme, et
liigu kiirusega 5 meetrit sekundis, siis võiks sellel, kellele selline käsklus antakse, tekkida küsimus, mis suunas. Sest on ikka vahe küll, eks ole, kas joosta vasakule või paremale, ettepoole või tahapoole, minu pärast kas või ülesse või alla. Koht, kuhu erinevas suunas liikudes jõutakse, on ju erinev. Nii et keha liikumiskiiruse kirjeldamiseks ei piisa ainult kiiruse arvväärtusest, vaid tuleb lisada ka suund. Näiteks 5 meetrit sekundis põhjasuunas. Sama lugu on jõuga, eks ole. Sõltuvalt sellest, mis suunaline on jõud, muutub keha liikumiskiirus erinevalt, eks ole, kui jõud mõjub suunaga üles, võib see keha hakata liikuma ülespoole, kui jõud mõjub vasakule, liigub keha vasakule ja nii edasi. Nii et ka jõu puhul ei piisa tema mõju kirjeldamiseks ainult arvväärtusest, vaid tuleb lisada ka suund, näiteks jõud 10 Newtonit suunaga alla. Kuidas siis neid vektoriaalseid suurusi matemaatiliselt kirjeldada? Ja siin tuleb meile appi nüüd selline matemaatiline operaator nagu vektor, mis on defineeritud kui suunaga sirglõik. Kui me räägime sirglõigust, tüüpiliselt märgitakse, eks ole, sirglõigu otspunktid, mingisuguste tähtedega A ja B ja ühendatakse need siis sirgega. Ja kui nüüd küsida, et kumb on siis selle sirglõigu AB alguspunkt ja lõpp-punkt, siis me võimegi jääda vaidlema, sest sirglõigu kirjeldamisel ei ole vahet, kas liikuda punktist A punkti B või punktist B punkti A, sest sirglõiku kirjeldab ainult üks suurus ja see on sirglõigu pikkus. Aga kuidas siis määrata sirglõigule suund? Selleks tuleb siis kokku leppida, mis on alguspunkt ja mis on lõpp-punkt ja lõpp-punkti juurde teha siis nooleke. Nii oleme me saanud sirglõigust AB vektori AB. Ja vektori puhul on siis väga selgelt määratletud, mis on algus ja mis on lõpp-punktid. Ja et nüüd siis sirglõigul ja vektoril vahet teha, siis tähistab vektorite sirglõigu kohal selline nooleke. Kuna sirglõiku võis tähistada ka väiketähega, siis võib ka vektorit tähistada väiketähega, millel on nooleke peale märgitud. Ehk siis vektor AB või siis vektor A. Ja eks ole, kui me nüüd räägime vektorist,
mis siis määrab asukoha muutuse tasandil, siis on ikka vahe küll, kas liikuda Tallinnast Tartusse või Tartust Tallinnasse. Ehk siis see liikumise suund on erinev. Ja mis sellest siis vektorist teeb vektoriaalse suuruse? Nimelt selle vektori pikkus kirjeldab siis selle suuruse arvväärtust ja vektori suund selle suuruse suunda. Nii et vektor on siis matemaatiline operaator suunaga sirglõik ja selle vektori pikkus kirjeldab siis füüsikalise suuruse arvväärtust ja vektori suund selle suuruse suunda. Toome näite. Teeme ühe joonise, kus on siis kujutatud erinevad vektoriaalsed suurused. Olgu meil näiteks inimene, kes liigub kiirusega 2 meetrit sekundis suunaga paremale. Ja olgu meil auto, mis liigub kiirusega 10 meetrit sekundis suunaga vasakule. Nii et kui me tahame nüüd neid liikumisi joonisel kirjeldada, peame me vastavate objektide juurde joonistama õige pikkuse ja õige suunaga vektorid. Võtame 1 sentimeetri joonisel võrdseks 1 meetriga sekundis. Nii et kui ma nüüd tahan siis seda inimese liikumist joonisel kujutada, siis pean ma siia joonistama 2 sentimeetri pikkuse vektori, mis on suunaga paremale. Ja kui ma tahan nüüd, auto liikumist kirjeldada, pean ma joonistama 10 sentimeetri pikkuse vektori, mis on suunaga vasakule. Ja näiteks kui meil on siin veel mingisugune kolmas liikuv objekt, näiteks kajakas, ja see kajakas, pikeerib siin maapinna poole kiirusega V3, siis kui meil on mastaabid paigas, siis piisab meil, kui me mõõdame ära, selle kajaka kiirusvektori pikkuse.
see on meil minu joonisel siin 6 sentimeetrit, mis siis tähendab seda, et tema liikumiskiirus on 6 meetrit sekundis. Noh, ja nüüd tuleks kuidagi kirjeldada ka suund ja mulle tundub, et seda suunda on siis mõistlik teha läbi nurga maapinna suhtes. Eks ole, ja see nurga alfa all. Noh, võiksime selle nurga ju ka siin siis ära mõõta, aga antud juhul ei olegi see nii väga tähtis. Ehk siis, kui meil on joonisel maastaabid paigas, siis me saame joonisel olevate vektorite abil kehade liikumist väga detailselt või piisava detailsusega kirjeldada. Vektoritega on võimalik teha kõiki neid samu tehteid, mida te olete harjunud tegema arvudega. Ehk siis vektoreid on võimalik liita, vektoreid on võimalik lahutada, vektoreid on võimalik korrutada, jagada, astendada, juurida, mis iganes veel. Ja te õpite kindlasti kõiki neid tehteid vektoritega tegema, aga kuna meil praegu läheb vaja ainult vektorite liitmist ja vektorite lahutamist, siis ei raiskaks ma aega muule kui nende kahe tehte tutvustamisele. Ja ma teen teie elu veel lihtsamaks, nimelt ma ei räägi teile vektorite liitmisest kui mingisugusest üldisemast vektorite tehtest, vaid me käsitleme teiega ainult teineteise suhtes kindlas asendis olevate vektorite liitmist ja lahutamist. Ja defineerime siis enda jaoks kõigepealt mõisted sama- ja vastassuunalised vektorid. Ehkki juba nimetused ütlevad väga selgelt ära, kuidas need vektorid teineteise suhtes paiknevad, siis anname siinkohal ka neile rangemad definitsioonid. Ja joonistame siia siis endale 2 vektorit, erineva pikkusega vektorit, olgu see siis meil vektor A ja teine vektor olgu siis temaga paralleelne. Ja kui need vektorid siis paigutada ühisesse alguspunkti, siis nurk nende kahe vektori vahel on 0 kraadi. Ja selliste vektorite, mille vaheline nurk on 0 kraadi kohta, öeldakse, et need vektorid on samasuunalised. Ja kui me joonistaksime siia nüüd veel 3. vektori, mis on 2 esimesega paralleelne, aga mis
moodustab mõlema vektoriga, nii vektoriga A kui ka vektoriga B, nurga 180 kraadi. Siis öeldakse, et need vektorid ehk siis vektor A ja C ja vektor B ja C on vastassuunalised. Ja just nimelt sama ja vastassuunaliste vektoritega me teiega edaspidi tegelemegi. Aga selleks, et meil tekiks arusaam, mida kujutab endast vektorite liitmine või mida kujutab endast vektorite lahutamine, ilma matemaatikata, vaid ainult joonise abil, tahaks ma teile anda siis vektorite liitmise ja lahutamise reeglid. Vaatame siis kõigepealt vektorite liitmist. Ja kui siis nüüd defineerida vektorite liitmine, siis vektorite summaks on samamoodi vektor, nimetame seda siis summavektoriks, ja summavektor viib esimese liidetava algusest teise lõppu. Nii et summavektor on siis vektor, mis viib esimese liidetava algusest teise lõppu. Nii et olgu meil siis siin kaks täiesti suvalist vektorit, vektor A ja vektor B. Vektor A ja vektor B. Ja olgu siis vektor C saadud nende kahe vektori summana. Laskumata detailidesse tuleb tõdeda, et kõik vektorid, mis on sama pikad ja samasuunalised, on tegelikult üks ja seesama vektor, mis asub lihtsalt ruumis teises kohas. Ehk siis ma võin selle A-ga joonistada paralleelseid ja samasuunalisi ja sama pikki vektoreid ja need kõik on vektorid A. Ja sama võin ma siis teha vektori B-ga, võin joonistada, eks ole, sama pikki ja paralleelseid ja samasuunalisi vektoreid ja kõik need on seesama vektor B. Ja nüüd selleks, et vektoreid omavahel liita saaks, tuleb nad omavahel kokku lükata. Just nimelt lükata, sest vastavat operatsiooni matemaatikas nimetatakse lükkeks tasandil. Nii et ma lükkan selle vektori B
siis selliselt, et tema alguspunkt langeks kokku vektori A lõpp-punktiga. Nii et ma märgin siia siis selle vektori B sihi, see on siis paralleelne vektoriga B ja nüüd siia sihile kannan siis vektori B oma pikkuse ja suunaga. See on mul siis 7,5 sentimeetrit. Nii et me oleme nüüd selle vektori B lükanud teise kohta selliselt, et vektori B alguspunkt langeks kokku vektori A lõpp-punktiga ja kuna summa vektor viib esimese liidetava alguspunktist teise lõpp-punkti, siis tulebki esimese alguspunkt ja teise lõpp-punkt omavahel sirglõiguga ühendada ja märkida siis juurde, et see ongi meie vektor C. Me teame matemaatikas arvude puhul seda reeglit, et summa ei olene liidetavate järjekorrast ja tegelikult sama reegel kehtib ka vektorite liitmise puhul. Nimelt, kui ma oleks nüüd A liigutanud, eks ole, siia B lõpp-punkti, siis saadud vektor C oleks täpselt sama pikk, samasuunaline, aga ta asuks siis natukene teises kohas. Aga rõhutan, et meie hakkame tulevikus teiega liitma mitte teineteise suhtes nurga all olevaid vektoreid, vaid ainult selliseid vektoreid, mis on samasuunalised või mis on vastassuunalised. Ja lõpuks räägime siis vektorite lahutamisest. Ja võib arvata, et kui summa oli vektor, siis on ka vahevektor ja vahevektor viib vähendatava algusest vähendaja vastandvektori lõppu. Nii et enne kui me saame hakata nüüd rääkima, eks ole, lahutamisest, peame me defineerima mõiste vastandvektor. Kõigepealt mõiste vastandarv tuleks meelde tuletada. Ja eks ole, vastandarvud olid siis sellised arvud, mis olid absoluutväärtuselt võrdsed, aga märgilt vastupidised ja vastandarvude summa oli siis alati võrdne nulliga. Ehk siis, kui me nüüd kujutame ette, eks ole, seda arvtelge, siis vastandarvud asusid arvteljel nullist sama kaugel, üks siis positiivsel poolel ja teine negatiivsel poolel. Ja üsna
analoogiline on siis ka olukord meil vastandvektoritega. Nimelt ka vastandvektorid peavad andma summaks nulli. Ehk siis, kui meil on mingisugune vektor A, eks ole, mis viib meid ühest punktist teise, siis selle A vastandvektor peab tooma samasse punkti meid tagasi. Ehk siis vastandvektoriteks nimetatakse selliseid vektoreid, mis on sama pikad, aga vastassuunalised. Nii et vektorite A ja miinus A pikkused on ühesugused, aga nad on teineteise suhtes siis 180 kraadise nurga all ehk nad on vastassuunalised. Ja nüüd, kus me teame, mis asjad on vastandvektorid, saame me siis kirja panna nende lahutamise. Nii et olgu meil siis siin vektor A ja olgu meil siin kuskil siis ka vektor B. Ja otsime siis meie vektorit D, mis on siis saadud vektorite A ja B vahena. Aga on ju, meil on öeldud, et vahevektor on siis vektor, mis viib vähendatava alguspunktist vähendaja vastandvektori lõpp-punkti. Ehk siis järelikult me peame esimese liigutusena kujutama endal siin joonisel nüüd selle vektori B vastandvektorit. See on siis, eks ole, sama pikk, aga vastassuunaline. Ja nüüd, eks ole, selle asemel, et lahutada vektorid A ja B, me hoopis liidame A ja B vastandvektori, aga liitmist me teiega ju oskame, eks ole, me peame selle vektori B lükkama selliselt, et tema alguspunkt, täpsemalt siis mitte B, vaid miinus B, lükkama selliselt, et tema alguspunkt langeks kokku vektori A lõpp-punktiga. Nii et ma teen siia jälle siis selle vektori B sihi ja kannan siis sellele sihile õige pikkusega, nüüd siis mitte vektori B, vaid selle B vastandvektori. Nii et see on siis meil siin miinus B. Ja nagu öeldud, siis vahevektor viib meil vähendatava ehk siis selle A alguspunktist
vähendaja vastandvektori lõpp-punkti. Nii et see punane vektor siin joonisel ongi siis see vektor D, mis on A ja B jaoks vahevektoriks. Ja järgmises tunnis saame siis edasi minna nende vektorite liitmise ja lahutamisega, millega meil teiega siis edaspidi, eks ole, kokkupuutumust on. Ja eks ole, kuna tegemist oli meil iseseisva töötunniga, siis meie järgmises tunnis toimub vihiku kontroll, nii et ma siis palun sul seda videot mitte ainult vaadata, vaid ka samal ajal konspekteerida, et järgmises tunnis saaksid mulle, kui ma seda soovin, oma vihikut näidata. Ja loomulikult selles vihikus peavad olema siis mitte ainult see, mis täna kirja sai, vaid ka kõik see, mis varasemalt meil tehtud on.